Kujutage ette maailma, kus taevas elavad võimsad jumalad, kes sekkuvad inimeste ellu, kus vaprad kangelased võitlevad koletistega ja kus terved rahvad lähevad sõtta üheainsa naise ilu pärast. See ei ole fantaasiafilm, vaid Vana-Kreeka, aeg ja koht, kust pärinevad ühed maailma kõige kuulsamad ja põnevamad lood. Need lood aitavad meil mõista, kuidas inimesed elasid, mida nad väärtustasid ja kuidas nad seletasid maailma enda ümber. Täna rändamegi ajas tagasi ja avastame 2 kõige tähtsamat lugu, Iliase ja Odüsseia. Enne kui sukeldume seiklustesse, teeme selgeks 2 olulist mõistet. Mis on müüt ja mis on eepos? Müüt on jutustus, mis räägib jumalatest, kangelastest ja maailma loomisest. Müüdid aitasid vanadel kreeklastel leida vastuseid suurtele küsimustele, miks päike tõuseb ja loojub, kuidas tekkisid esimesed inimesed, miks on maailmas headust ja kurjust. Need lood olid nende jaoks nii teadus, religioon kui ka meelelahutus üheskoos. Eepos on aga pikk ja vägev kangelaslugu, mis jutustab erakordsetest sündmustest, suurtest lahingutest ja uskumatutest seiklustest. Eeposed on kirja pandud luulevormis ja need olid mõeldud suuliseks esitamiseks. Rändlaulikud, keda kutsuti aoidideks, laulsid neid lugusid pidustustel lüüra saatel, olles oma aja superstaarid. 2 kõige kuulsama Vana-Kreeka eepose, Iliase ja Odüsseia autoriks peetakse meest nimega Homeros. Me ei tea tema kohta just palju, mis teeb ta omamoodi salapäraseks. Arvatakse, et ta elas umbes 2800 aastat tagasi, 8. sajandil enne Kristus. Legendi järgi oli ta pime rändlaulik, kes kandis neid hiiglaslikke lugusid oma peas ja jutustas neid peast. Kas ta oli tõesti üks inimene või hoopis mitu laulikut, kes need lood kokku pani? Seda me ei saagi ehk kunagi teada, kuid tema nimega on igaveseks seotud Vana-Kreeka kõige vägevamad kangelaslood. Vana-Kreeka eeposed näitavad, kuidas inimeste julgus, uhkus, tarkus ja tunded olid seotud jumalate tahtega. Kõik sai alguse ühest pulmast, kuhu unustati kutsumata tülijumalanna Eris. Solvunud jumalanna viskas piduliste sekka kuldse õuna kirjaga, kõige kaunimale. Selle peale läksid tülli 3 võimsat jumalannat, Hera, Athena ja Aprodite. Nende tüli lahendajaks valiti Trooja prints Paris. Iga jumalanna pakkus talle altkäemaksu, kuid Aprodite lubas talle maailma kõige ilusama naise armastuse. See naine oli Helena, Sparta kuninga abikaasa. Paris röövis Helena ja viis ta oma kodulinna Troojasse. See tegu vallandas hiiglasliku sõja. Kreeklased kogusid kokku oma vägevaima sõjaväe ja purjetasid üle mere, et piirata müüridega kindlustatud Trooja linna. Sõda kestis 10 pikka ja verist aastat. Eepos Ilias ei räägi kogu sõjast, vaid keskendub ühele lühikesele, kuid otsustavale perioodile sõja 10. aastal. Loo keskmes on kreeklaste suurim kangelane Achilleus, peaaegu haavamatu sõdalane, kelle ainus nõrk koht oli tema kand. Kui kreeklaste ülemjuhataja Agamemnon Achilleust solvab, keeldub kangelane edasi sõdimast. Tema viha on nii suur, et ta on nõus pealt vaatama, kuidas tema kaaslased lahingus hätta jäävad. Ilma Achilleuseta hakkavad kreeklased kaotama. Alles siis, kui lahingus hukkub tema parim sõber Patroklos, naaseb Achilleus lahinguväljale, täis leina ja raevu. Ta võitleb Trooja vapraima kaitsja, prints Hektoriga, ja tapab ta kahevõitluses. Ilias ongi eelkõige lugu Achilleuse vihast ja selle kohutavatest tagajärgedest. Kuidas aga Trooja lõpuks langes? Siin tuleb mängu kavalus. Kreeklased ehitasid hiiglasliku puust hobuse, peitsid oma parimad sõdalased selle sisse ja teesklesid, et purjetavad minema. Troojalased, arvates, et hobune on kingitus jumalatele, vedasid selle oma linna müüride vahele. Öösel, kui kogu linn magas, ronisid sõdurid hobusest välja, avasid väravad ja lasid ülejäänud Kreeka armee sisse. Nii langeski võimas Trooja linn. Pärast Trooja sõja lõppu algab teine suur lugu, Odüsseia. See jutustab ühe kõige nutikama Kreeka kangelase, Itaka kuninga Odüsseuse uskumatust kodutest. Tema teekond ei kesta nädalaid ega kuid, vaid 10 aastat. Odüsseus ja tema meeskond satuvad ennenägematutesse seiklustesse ja ohtudesse,
Nad kohtavad Kükloop Polyphemost, ühesilmset hiiglast, kes sööb inimesi. Odysseus peab kasutama kogu oma kavalust, et hiiglane purju joota, ta pimedaks torgata ja koos oma meestega lambakarja kõhtude all koopast välja hiilida. Ta hüüab hiiglasele oma nimeks ei keegi, nii et kui teised Kükloobid appi tulevad, karjub Polyphemos, ei keegi teeb mulle viga. Nad purjetavad mööda seireenidest, imekaunite olendite saarest, kelle laul meelitab meremehi karidele ja kindlasse surma. Odysseus laseb oma meestel kõrvad vahatäis toppida, kuid ise laseb end masti külge siduda, et saaks ohtlikku laulu kuulata. Nad satuvad võlur Kirke saarele, kes muudab Odysseuse mehed sigadeks. Odysseusel õnnestub võluri loitsust pääseda ja oma kaaslased tagasi inimesteks muuta. 10 aasta pärast jõuab Odysseus lõpuks üksi ja vaesena oma kodusaarele Ithakale. Seal avastab ta, et tema loss on täis kosilasi, kes tahavad tema naise Penelopet endale ja pillavad tema vara. Vana kerjusena esinedes peab Odysseus viimast korda tõestama oma tarkust ja jõudu, et võita tagasi oma kuningriik ja perekond. Vana-Kreeka eeposed Ilias ja Odüsseia on palju enamat kui lihtsalt vanad lood. Need on ajatud jutustused sõprusest, reetmisest, vihast, armastusest ja vaprusest. Need näitavad, et tõeline kangelaslikkus ei peitu ainult üliinimlikus jõus, vaid ka tarkuses, vastupidavuses ja oskuses teha õigeid valikuid isegi siis, kui kõik tundub olevat kadunud. Need lood on inspireerinud kunstnikke, kirjanikke ja filmitegijaid tuhandeid aastaid ning elavad edasi ka tänapäeval, tuletades meile meelde inimloomuse suurust ja nõrkusi.